Tere kõigile, Palle autoringlusest siin ja selles videos ma räägin sellest, et miks ma müün autorendiäri. Võib-olla, kes on varem vaadanud, on kuulnud, et mul on mingisugused rendiautod, tõepoolest see niimoodi on. Ja kuna ma vahepeal panin selle müüki, siis mult küsiti mõningaid küsimusi ja ma pidin korduvalt neid vastama. Ja kuna ma plaanin selle müügi uuesti aktiveerida, ta on praegu kuhugi alla ära vajun vastavates gruppides, siis ma mõtlesin, et ma teen selle kohta lisainfot sisaldava video. Kõigepealt, enne kui me räägime autorendiärist ja selle telgitagustest, ma tahan kindlasti öelda aitäh kõigile viimase video vaatajatele. 16 724 vaatajat 16 päevaga. See oli siis 4 skämmi, mis minuga tehtud on. Ja see on küll hetkel 4. kohal, aga see video läheb kindlasti liidriks, sest tal oli 10 000 sai rekordkiirusel täis. Meil on Hiiumaal üks uus kanal. See on selline blogivormis meediakanal ja YouTube. Kui keegi tahab vaadata, et mida ma seal Hiiumaal teen, ma olen tegelikult kogu aeg Hiiumaaga seotud olnud, ma olen seda videotes korduvalt maininud, ma olen seal vallavolikogu liige ja revisjonikomisjoni esimees, siis iidlane.ee on siis nii koduleht kui YouTube'i kanali nimi ja kui kedagi huvida, siis klikkige see kanal lahti ja hakake vaatama. Aga tõenäoliselt enamusi huvitavad autod, nii et lähme asja juurde. Autorent. Mul on olnud 5-7 rendiautot juba pikemat aega. Need autod on kõik lihtsamad ja odavamad autod olnud ja on endiselt. Ja põhjus, miks ma selle tegin, oli tegelikult väga lihtne. Praegusel hetkel on Eestis väga palju inimesi, kellel ei hakka hammas peale üldse auto ostule, aga sõita on vaja. Ja minulegi veidi üllatuseks on sellel teenusel olnud alates esimesest päevast, see oli oktoobrikuus, regulaarne ja pidev nõudlus. Niimoodi, et ma tunnistan, kindlasti keegi siin vaatab, ma ei ole suutnud kõikidele kirjadele selle pärast vastata, et hästi palju küsitakse, millal saab, millal vabaneb, aga 95% ajast on kõik autod kogu aeg väljas ja kui mõni vabaneb, siis reeglina samal päeval läheb välja. Ehk siis väike vihje minule endale, et nõudlus on olemas, see on juba tänaseks selge. See äri algas minu jaoks niimoodi, et mul oli kätte jäänud 2 Renault Meganni, mida oli sellel hetkel kuidagi raske müüa ja tahtnud ära minna. Ja siis ma mõtlesin, et ma proovin ja ma panen ülesse. Ja ma ei teinud erilist reklaami, ma panin kodulehele kuhugi mingi alla poole ülesse ja kuskil mingis Facebooki grupis vist ka hüüdsin välja. Ja suht kiiresti olid mõlemad läinud. Siis see sama olukord kordus, mulle pakuti mingeid autosid, mis müügiks. On suht projektid, iluvead, mingid pisivead, mis absoluutselt kasutamist ei sega, kuskilt mõni plastik võib olla puudu või mõni mõlk kuskil või esimene Megan, mille ma renti andsin, oligi katusel oli mõlk ja seda oli väga raske müüa, aga rentijal oli täiesti suva sellest. Ja niimoodi see vaikselt kasvas ja vahepeal oli 7 või 8, isegi täna mul on 5 ja kõik need autod sõidavad regulaarselt ringi. Praegu on mul küll 1 auto käes nendest 5, aga see on sisuliselt käes sellepärast, et ülevaatusaeg tuli peale ja mul oli vaja teha hooldus, käia ülevaatusel, ma sain need asjad nüüd tehtud ja nüüd on mul ta võimalus uuesti välja anda. Ja inimesed, kes tahavad, on kindlasti olemas. Et ühesõnaga selline on see skeem, kuidas see asi algas. Autod on Peugeot 307, Mazda 6, Ford Focus, Renault Megane, Seat Cordoba, siuksed 5 autot. Mida ma teadlikult tegin? Ma olen ostnud ainult bensiinimootoriga ja ilma turbota autosid, millel on odavad varuosad. Kui ma oleks sellega pannud mingi pange, siis ma sellega enam ei tegeleks. Kui ma oleks ostnud mingisugused vanad turbodiislid või veel hullem isegi uued turbodiislid, aga uuemad turbodiislid, aga kehvas seisus, mingite keeruliste PowerShift automaatkastidega näiteks, mis iganes, siis tõenäoliselt ma oleks ammu kinni pannud selle. Aga need autod, mis ma ette lugesin, nad ei ole samast margist ja mudelist, ideaalis võiks olla rohkem kattuvust. Aga need on kõik sellised, mis meil siin on 1.6,
1.6, 1.6, 1.4 ja 1.2 liitrine siis bensukas. Kõik on rida 4 ilma turbota. Ja tänu sellele on vahekokkuvõtte niimoodi, et ma alustasin oktoobris, täna on meil juuni lõpp ja ma olen pidanud käima päästmas selle aja jooksul ühte autot kokku. Üks auto on jäänud teele ja siis ka kõik laabus tegelikult, inimene lihtsalt hülgas ta poeparklasse, ütles mulle, et enam käima ei läinud. Ja ma tõin ta ära, tegin korda, andsin talle tagasi ja rohkem ma ei ole pidanud mingit puksiirabi tellima ega ise pakkuma. Pisivigu loomulikult on olnud, see käib asja juurde. Ma tegin ka vahearvestuse. Siit on nüüd viimased 2 nädalat küll puudu, aga see ei muuda pilti, sest et enne seda oli tükk aega vaikust. Mul oli kuulutuses kirjas 225 eurot kuus oli minu, täpselt 225 eurot kuus oli minu hoolduskulude siis kokkuvõte mai lõpuseisuga. Juunis ma tegin tagumised kettad, klotsid ja supporti ühele autole ja ülevaatuse, aga samas ülejäänud autodega on 0 kulunud. Ehk siis see keskmine isegi peaks juuni kokkuvõttes nõksu langema. Need varuosad maks 100 euri kokku. Ja nii ta on, selles mõttes, et ma kartsin alguses natuke seda, et kõlab nagu ilge peavalu. Tegelikkuses ma ei mäleta, viimane rentnik helistas mulle, ma arvan, kuskil mai alguses äkki. Ja enne seda polnud ka tükk aega keegi helistanud. Ma räägin siis muredega. Kui on auto üleandmine, vastuvõtmine, midagi sellist, neid kõnesid muidugi on olnud regulaarselt, aga nii-öelda murega, puudusega on üldiselt tegelikult enamus ajast vaikus. Miks see nii on? Sellepärast, et autod on odavad ja nende rendihind on ka odav. Enamus autod on väljas siis keskmine rendihind on, ütleme, 220-230 eurot kuus. Mul on seal skaala on olnud 199-299. Ja hind sõltub autost, ehk siis auto suurusest ja hind sõltub loomulikult ka perioodi pikkusest. Et kui keegi on 9 kuuks võtnud, siis ma ei ole mingit soodustusi rakendanud, aga kui keegi ikkagi on mul nii-öelda tarbinud seda autot juba pikemalt, siis on olnud ka mingid kokkuleppe hindasid veidi soodsamaid. Ehk siis kuu käive 1175 ja kui võtta minu senine praktika siis oktoobrist tänaseni, siis see sama 225 maha võtta, on need autod teeninud kasumit 950 eurot kuus. Ja mul on võimalik näidata, kui peakski ostja tekkima, siis mul on võimalik näidata ette arvete laekumised koos summadega ja mul on võimalik anda üle siis hooldusajalugu, millise autoga on tehtud, koos ka kohtadega, kes tegid ja väga palju muud informatsiooni. Ühesõnaga, kõlab nagu päris hästi, eks ole. Ja tegelikult ongi, aga ma kartsin seda, et see juhtub ja see juhtus. Esimesed, mul oli kokku ma rääkisin sellest 3 inimesega ja kõigil oli sisuliselt üks ja seesama domineeriv küsimus, et aga miks sa müüd? Sellepärast, et tundub ju ebaloogiline, et ma müün asja, mis teenib mulle raha. Eks ole, on ebaloogiline, ma olen ise ka nõus, et on ebaloogiline. Ja ma kuulutuses nagu, see maht on piiratud, ma ei saa seal mingit memoaari panna, mingit 8 A4 pikka, eks ole. Tegelikult on, asi on oluliselt lihtsam ja nagu kui arvata, et siin on nagu mingisugune ilge mingi asi peidus, siis seda tõepoolest ei ole. Esiteks, miks ma müün? Ma müün sellepärast, et ma tahan vahelduseks, ma autosid endiselt müün. Täna on suvi, täna on autosid vähem, kes veel ei tea, ma olen suviti palju Hiiumaal ja muul ajal ka regulaarselt. Aga lisaks sellele, et müüa autosid, otsustasin ma proovin vahepeal müüa nagu autodega seonduvat muud väärtust ka. Ja see on projekt, mida iga inimene ei saa teha. Siin on väga palju komistuskivisid alguses. Esiteks, ma olen nõus, et siin kanalil on palju inimesi, kes jagavad väga hästi autosid, eks ole. Ja kindlasti on keegi, kes on võimeline ostma endale 5 autot.
aga see keegi peab siis olema võimeline ka viima selle info tarbijani, et tal on need 5 autot, ta peab kusjuures oskama need autod väga hoolega selles mõttes valida, et see, et keegi on hea mehaanik, ei tähenda seda, et ta oskab valida sellise tegevuse jaoks need õiged 5 autot, eks ole. Ma olen praakinud väga palju välja ka. Ja need autod loomulikult tuleb osta suhteliselt odavalt, kuna tuleb kanda regamistasud, autodel peavad hooajale vastavad rehvid olema all, minul autodega tulevad talverehvid kaasa kõigiga. Ja see tervik ei ole ainult autode ostmine. See tervik on lepingute sõlmimine, lepingu põhjade väljatöötamine. See tervik on loogika kogu selle rendi taga, sest et ma ei saa kõike siin videos öelda, aga inimesele, kes ostab, on mul seda äri üle andes öelda 2-3 väga olulist nüanssi, mille vastu on väga paljud rendiettevõtted Eestis läinud ja ma ei ütle, et tänu sellele on nad tegevuse kõik lõpetanud, selleks liialdamine, aga tänu sellele on nende elu oluliselt palju raskem kui minul seda asja pidades. Minu jaoks on see suhteliselt lihtne projekt endiselt ja ma arvan, et ta jääb selleks. Ehk siis minu eesmärk on müüa lisaks autodele vahelduseks ka mingit lisaväärtust. Ma olen seda koolituste näol vahepeal teinud. Thanks kõigile vapratele, kes te käisite. Esimene kord oli päris palju rahvast, teine kord oli sisuliselt tühiruum, mõned osalejad, aga vahet ei ole. See oli väga lahe, ma teeks seda kunagi kindlasti veel. Ja Eestis on väga palju selliseid, kuidas ma ütlen, siis näiteks keegi, kes käib tööl, tahab endal täiendavat sissetuleku allikat. See on see allikas ja see on lihtsam, kui arvata võib. Loomulikult on siin nagu väga palju nüansse, mida peab teadma, osad ma räägin siis, kui keegi seda ostma hakkab, osad ma võin kohe rääkida, autode valikust juba rääkisin, väga oluline nüanss on see, kus kohas sa neid autosid remondid, kas sa teed seda ise, kas sa lased seda kellelgi teha, kui sa lased seda kellelgi teha, siis milliseid töid sa talt tellid ja milliseid mitte, sest rendiautode puhul ei ole alati kõike vaja teha, mida võib-olla mehaanik pakub sulle, eks ole. Samas autod peavad olema tehniliselt korras, sa ei tohi anda välja ohtlikke autosid, eks ole, pidurid kindlasti korras, turvalisused, asjad peavad olema korras, sa ei saa anda neid autosid välja. Ülevaatus peab olema kehtiv, eks ole. Ja see tervik kokku nii-öelda tekitab selle, et sellist asja on võimalik pidada. Mis mul siis? Mul on kuulutus ees. Ma loen selle kiirelt ette, siin ei ole palju infot. Müüa autorendi äri, toimiv soodsa täisteenus rendiettevõtte 5 autoga, koos kehtivate ning ise pikenevate rendilepingutega ja ootelistiga. Hea võimalus alustada või laiendada autorendi äri. See ei ole kohust, sul ei pea olema autorendi äri ilmselgelt. Mis ma siin all siis mõtlen? Kõik autod, see, mis praegu mu käes on, selle ma annan ka uuesti välja. Kõik autod on nii-öelda lepingutega kaetud. Nende rentnikute hulgas on ka inimesi, kes on eelmisest aastast. Ei tea mitte ühtegi praegust rentnikku, kes plaaniks lähiajal tuua auto tagasi. Ja juhul, kui isegi toob, siis sellises hinnaklassis rentnike leidmine on lihtne. Nii, mis on hinna sees? Ja rentnike leidmisest rääkides. Ja ma ei anna autoringlus.ee selle paketiga kaasa ilmselgelt, eks ole, aga ma olen hinna sisse pannud kodulehekülje. Meil on selline sketš nii-öelda valmis, ta ei ole avalikustatud ja võib tekkida küsimus, et oi, aga et kas ma leian kliente, et mina leidsin, aga et kas uus omanik ka leiab. Mina vastan sellele niimoodi, et sellises hinnaklassis autodele on Eestis terve hunnik rentijaid, kellel ei ole mitte mingit brändi, mitte mingit kodulehte, nad ainult kuulutavad Facebooki gruppides. Ja nemad elavad ka väga hästi selles mõttes, need autod on väljas. Mul on oma tutvusringkonnas inimesi, mitte Tartus küll, Tallinna pool, kes tegelevad sarnase asjaga. Ma ei ole kuulnud mitte kordagi, et sellega oleks probleemi, et autod jääks kätte seisma, sest nende rendi hind on selline, et inimesed lihtsalt vajavad seda. Ja mis ma olen nõus kompromissi korral nii-öelda välja pakkuma selleks, et minu eesmärk on ka, et see, kes ostab, et tal see asi töötaks. Ma ei taha nii tühja õhku müüa nii-öelda, eks ole, et müün 5 rendiautot ja siis raha ei tule, eks ole, siis olen mina failinud selle esitamisega.
et ma olen nõus sellise kokkuleppega, see on läbirääkimiste asi juba, et ma mingisuguse perioodi jooksul, näiteks 1 kuu või midagi sellist, võin vahendada edasi minule laekuvad siis autorendi päringud. Ja neid tuleb ikkagi sisuliselt iga päev. Noh, okei, võib-olla suvel kuumalaine ajal tuleb võib-olla üle päeva, aga neid nagu tuleb. Et ütleme nii, et see on läbirääkimiste asi. Ideaalis ma mingi hetk hea meelega nagu jagaks neid kontakte mingisuguse sümboolse vahendustasu eest, siis on nagu asi aus, eks ole. Aga alguses ma võin esimesed mingid kontaktid lihtsalt anda edasi selleks, et inimene saaks kindlasti endal head rentnikud, kes jäävad pikaks ajaks. Praegu on. Aga ma mõtlen, et võib juhtuda midagi, keegi võib-olla tahab loobuda, eks ole. Ma ei hakka rentnikest ülevaadet tegema, seal on erinevaid inimesi, eri piirkondadest, 1 auto on Kehtnas, 1 auto on Soomes, 1 auto on Tartus, siis on 1 auto Antslas ja 1 on siis praegu hetkel minu käes, läheb arvatavasti Tallinnasse. Ehk siis hästi üle Eesti on need inimesed kõik ja autod on pikalt käes, nagu ma juba ütlesin. Ühel ongi konkreetselt olnud oktoobrist alates kehtib leping ja ta ütles, et ta ei plaani, tal ei ole lähiajal plaani lõpetada. Nii, hinna sees on veel, mul on siin eraldi kirjas hinna sees, 5 sõidukorras autot, registreerimistasud makstud, kehtivad tehnoülevaatused. Kõikide autode kehtivad rendilepingud pluss ootelist, kodulehekülg 5 komplekti talvereffe, 3 koostöö kokkulepet soodsate ja kiirete töökodadega. See on ka ülioluline. Ma saan aru, et sa võid ise selle otsida, aga nad on mul juba olemas. Mul on mehaanik, kes tunneb juba neid autosid, ta on juba teinud neid. Tema töötunni hind on 25 eurot ja ta on üldiselt päris kiiresti saadaval. See on siis 1. Teistel on hinnad natuke kallimad, aga omad plussid, et kõik ei saa ühes kohas teha. Need tulevad kõik kaasa. Siis registreerimistasud makstud. Ametlikult on 4 on makstud, 1 on maksmata, aga ma maksan selle ära ise, kui toimub tehing. Ehk siis ostja jaoks ei tule ühtegi registreerimistasu. Kehtivad tehnoülevaatused. Kõikidel autodel kehtivad tehnoülevaatused, just pikendasin ühe. Sellel on siis nüüd juuni 2027, veel 2 autol on 2027 märts-aprill, kuhugi sinna kanti. Ja 2 autol on nüüd lähiajal tulemas, aga see on ka konkreetne läbirääkimiste koht, et kui see peaks minema nii-öelda hinnaga, mis mulle sobib, siis ma olen kindlasti paindlik selles osas, et enne üleandmist ma võin seda siis lahendada. Seal tõenäoliselt mingid suuri töid ei ole, need autod on mõlemad viimase mõne kuu jooksul minu käest korra läbi käinud, et ma olen enam-vähem kursis sellega, mis seisus nad on, aga ütleme, et põhimõtteliselt see on ka läbirääkimiste koht, et on võimalik anda see äri üle ka niimoodi, et kõigil 5 autol on vähemalt 3 aastat kehtiv ülevaatus. Vanade autode puhul ülevaatus väga oluline asi. Nende autode läbisõidud on väga erinevad, seal on 160, 230, 300, ühel on üle 400 fookusel, aga see teda halvemaks küll mingit pidi ei tee. Nii, ühesõnaga siin on väike ülevaade antud. Kas selle äri ostja peaks nii-öelda elama Tartus? Ei pea, tegelikult ei pea. Eesti ei ole nii suur riik ja neid soodsaid töökodasid leiab mujal ka, aga Tartus elades või Tartu lähedal, siis nii-öelda selle boonuse saab kaasa, et mul on jagada nendele autodele sobivad kontaktid ja isegi veel niimoodi, et ma saadan ise kliente autodega, nii et ma ise ei lähe kohale ega ei näe isegi autot otse sinna töökotta, nii refi vahetustesse kui ka pisiremontidesse. Neid olukordi ei ole olnud palju, aga refi vahetused on refi vahetused, eks ole, et neid on ikkagi hooajal või nii-öelda aastas reeglina 2 korda. Õhku jäi küsimus, miks müüd? Ma ütlesin ühe põhjuse ära, ma tahan müüa autodele lisaks ka muud väärtust, valmis toodet. Teiseks, praegu on veel selgelt suve algus ja mul on tegelikult veel kord kordan üle, suviti
kavalamad vaatajad on sellest juba varasematel aastatel aru saanud, et tegelikult ma juulis ja augustis autodega tegelen poole koormusega umbes. Ja ma teen suvel süüa. Meil on 2 söögikohta, Pablo Tartu ja Paradise Beach Bar Hiiumaa, kus on ka Pablo. Pablo on siis burgeri koht. Ja mul suvel on, ütleme niimoodi, et see fookus alati veits sealpool. Et selles mõttes praegu on minu jaoks ajastuse mõttes väga hea hetk, et müüa, tegeleda vahepeal oma nii-öelda suvetoitlustus ettevõtmistega. Ja nüüd põhiküsimus, aga kas sa siis rohkem enam ei tee või? Teen küll. Ma ei ole öelnud, et ma ei tee. Ma tõenäoliselt ennustan ette, et sügisel, september-oktoober, ma teen uue autorendi ettevõtte ja ostan uuesti 5 autot ja müün selle uuesti maha. Siis teen väikse pausi, aitan sellel inimesel selle käima saada, annan talle esimesed kontaktid, samal ajal ostan juba ise autosid, sest kõik autod, mis ma sisse ostan, vajavad alati tööd. Selle ettevõtmise autod ei ole mitte ükski selline olnud mul, et keera võtit ja anna välja. Kõik on parajad projektid olnud ja mul läheb aega, et uus teha, aga kas ma teen? Loomulikult ma teen, ma olen peast soe, kui ma ei tee. Kas see, et mina teen uue, tähendab seda, et sellel inimesel, kes minult selle eelmise ära ostab, saab siis äri läbi? Ei tähenda, sellepärast, et need inimesed on nende autodega harjunud, neil on kõik hästi. Kui need inimesed lähevad ära, siis on läbirääkimiste koht. Minul on kontakte rohkem kui autosid, kogu aeg olnud viimased aasta aega, ma annan hea meelega neist edasi. Eriti, kui me veel asume geograafiliselt eri kohas näiteks. Mina leian, et selliseid ettevõtmisi mahub Eesti peale mitukümmend tükki. See vajadus on olemas igal pool. Mõni võib spetsialiseeruda, näiteks automaatkastiga autodega oleks natukene kõrgemat hinda võimalik küsida. Aga see selleks. Ma arvan, et ma olen piisava ülevaate andnud sellest, et miks ma müün ja ma usun, et praeguseks on nagu arusaadav. See osa minu hinnangul sai piisavalt hästi põhjendatud. Ma vaatan, mis infot mul siin veel on, kas mul jäi midagi veel rääkimata. Enne kui ma alustasin kunagi, ma konsulteerisin ühe tuttavaga, ütles, et ju see arvete laekumine saab probleemne olema. Naeru koht. Mul on siiani kõikide autode peale ja kõikide kuude peale läinud üksikud korrad, üksikud päevad üle ja üks kord kõikide autode ja kõikide kuude peale on siis läinud üks arve üle, äkki oli 10 või 12 päeva, aga inimene oli hästi viisakalt kontaktis ja nii-öelda ma andsin talle ise ka alguses natukene aega ja ei olnud mingit kadumist, valetamist, ta ütleski kohe ära, et veits jamps on praegu, kas sa saad natukene oodata, leppisime kokku, andsin talle mingi lisaaja, maksis ära, kõik on unustatud. Ja ülejäänud on olnud lihtsalt üksikud paaripäevased hilinemised, mis on tõenäoliselt lihtsalt olnud kogemata, ma arvan. Kõik arved on laekunud, võlglasi ei ole. Ma ei ole pidanud käima järgi mitte ühelgi autol, et kelleltki seda ära võtta, kuna arved on maksmata. Lepingus on selline punkt sees. Nii, siis ütleme, kellele selline tegevus sobib, kas ise peab olema automehaanik, ei pea. Absoluutselt ei pea. Autodest midagi teada võiks. Kui sul ikkagi endal juhilube ei ole, sa oled ainult, ütleme, laua taga töötanud ja tahad töötada ainult laua taga, siis võib mingitel hetkedel olla veidi keeruline, sest et kindlasti kunagi midagi juhtub ja rentnik tahab sulle näidata, lasta sulle mingit häält, küsida sult mingit nõu. Teoorias on see võimalik, aga praktikas mingid autode teadmised võiksid olla, aga piisavad täiesti nagu tavapärased elementaarsed teadmised, et minu hinnangul on see ikkagi pigem nagu passiivset tulu teeniv ettevõtte, küll aga sa lihtsalt säästad väga palju aega ja raha, siis kui sa viitsid vahepeal ise kummikindad kätte panna ja näiteks koristada ja pesta autosid, seda ei ole eriti tihti vaja, aga kui üks toob auto ära ja teine võtab, oleks viisakas vahepeal mingil määral see üle teha. Ja minul siis infoks, et kogu selle tegevuse siis miinimumperiood on 1 kuu, ehk siis mingit igapäevast autode vastuvõtmist ja väljaandmist mul pole mitte kunagi olnud. 1 kuuks on mul kokku võetud autosid
paar korda ainult. Et ikkagi reeglina me räägime mitmest kuust pluss ülespoole sellest. Ehk siis see autode pesemine ka, et millal mina viimati rendiautot pesin. Seda ma pesin, millega ma täna eile ülevaatusel käisin. Aga see oli ka pigem nagu enda jaoks, lihtsalt nagu ilm oli ilus ja auto oli tolmune ja miks mitte. Et ühesõnaga see ei ole mingi igapäevane rutiin. Ja mis on veel, ilmselgelt need autod on vanad. Kas nad roostetavad? Loomulikult nad roostetavad kõik mingil määral. Välja arvatud muidugi see Megane ei roosteta üldse. Seal ei ole. Mastal loomulikult on, Focusel on, Cordobal natukene on, aga vähe. Ja Peugeot ka. Need on üldiselt sellised pigem nagu kosmeetilist välimust häirivad. Mastad sai kõvasti keevitatud hiljuti. Põhi ja karbid said päris tummiselt arstitud, seal oli kohti, mis vajasid tööd. Aga kuhu ma tahtsin jõuda on see, et kui sa oled nõus koristama, pesema ja tegema mingit sümboolset iluravi, ehk siis sul tulebki auto rendist tagasi, on 8 kuud olnud ühe inimese käes, sul tagumised koopakaared kobrutavad, eks ole, pindmine rooste on väljas ja mingid värvikillud on lahti, siis hästi totter on sellist autot hakata viima kuhugi värvitöökotta, kus sa ootad kõigepealt järjekorras, siis sa maksad suhteliselt kõrget hinda ja see töö on niikuinii ajutine, sest need autod on vanad, nad hakkavad mingil määral ikkagi roostetama, eks ole. Et soovitan soojalt teha selliseid värvitöid ise koduhoovis, okei, päris kortermaja ees on halb, aga vaadake mu vanu videosid, igaüks saab sellega hakkama, värv maksab 16 eurot, selleks, et anda autole nii-öelda esteetiline välimus, et ta kestaks mõned kuud, selleks ei ole mitte mingisuguseid erioskusi vaja. See on üks töö, mida võiks teha ise, sest sa säästad väga palju aega, väga palju raha ja kõik nagu läheb ladusamalt. Aga ei pea, selles mõttes, et see äri jääb kasumlikuks ka siis, kui sa aeg-ajalt tellid iluravi kuskilt, lihtsalt sa annad, ütleme siis, kasumist veits ära, sest mina olen seda mingil määral ise teinud. Enamasti väga kiirelt, väga nii-öelda hoo pealt sõna otseses mõttes. Aga keegi ei ole vingunud, autod sõidavad, välimused on enam-vähem, ütleme, on paremaid variante, aga nad on odavad. Me jõuame taaskord algusesse välja. Ja mis ma veel klientide kohta ütlen, mis mulle nagu endale väga meeldib, on see, et kliendid on tänulikud. Erinevalt müügi poolel, kus ma näen kõike, eks ole. Mul on alles hiljuti sõimati jälle nägu täis, ma võib-olla kunagi räägin sellest. Inimene ostis 875 eurose auto ja oli püha viha täis, et sellel autol olid mingid puudused, kuigi ta teadis, et see tuli 3 päeva või ma ei näeta, mõned päevad enne seda rendist tagasi, ma ei olnud taga sõitnud rohkem kui pesulasse ja garaaži ette. Et ühesõnaga nagu, noh, see ongi nagu võrdlus lihtsalt. Ja siis on autorendi kliendid, kes on sellised tegelased, kes vahetavad ise pirne ja on vahetanud ise pirne, tegelevad, ise hoiavad autot sõitmas, pisiasjad nii-öelda, eks ole. Sellepärast, et see on nende jaoks nii hea diil lihtsalt. Nad saavad sootsa raha eest, kindla kuumakse eest endale rattad alla, võtit ja sõida. Ja kui mootor jookseb kokku, mida mul ei ole veel juhtunud ja nende autodega väga ebareaalne, et ka juhtuks, siis põhimõtteliselt käed puhtaks ja ütled, et ups, eks ole. Nende autode ja mootorid, mis ma teile ette lugesin, maksavad mingi, ma ei tea, 200 eurot, 150 ja mingid siuksed hinnad on mootoritel. Et tänu sellele on inimesed reaalselt tänulikud ja meeldivad. Mul ei ole olnud mitte ühtegi tüli, mitte ühtegi arusaamatust nende rendiautodega. Müügi poolel kahjuks on neid regulaarselt. Enamasti väiksemaid, aga on olnud kõike, eks ma olen sellest siin kanalis rääkinud ka. Ühesõnaga 13 900 euri maksis see pakett viimati. Ütleme nii, et ma ei pannud kõike sinna juurde ja selle hinna eest ma olen nõus tulema mingite asjadega natuke vastu. Selle hinna eest, selle täishinna eest ma olen kindlasti nõus andma kõik autod üle ülevaatusega, mille aastanumber on 2027. Ja ma olen nõus leppima kokku mingisuguse kontaktide üleandmise perioodi. Selle ma jätan lahtiseks, see on läbirääkimiste asi, seal on küsimus, et kas tasuta
või tasu eest, et need on 2 väga erinevat asja minu jaoks. Ja ma mõtlen selle peale, ma olen 2 vahel, kas ma panen uuesti sama asja ülesse või ma teen sellest 4 auto nii-öelda paketi. Ma arvan, et muus osas sai see info suhteliselt põhjalik. Ma kindlasti panen ta lähiajal uuesti müüki. Kui keegi arvab, et tal on sellist lisatuluallikat vaja, siis te teate, kus mind kätte saada, pole väga keeruline. Saab kirjutada, saab helistada ja tulevikus ma tõenäoliselt kordan seda protsessi. Ma olen suhteliselt kindel, et ma müün selle maha. Ma ei oska öelda, kas see on asi, mida ma müün kiiresti, võib-olla ei müü. Ma ei saa öelda, et ma arvan, et see lähipäevil ära ostetakse, see oleks liiga optimistlik, aga ma olen suhteliselt enesekindel selles osas, et ma ei jää seda väga pikalt müüma. Et see ei ole nii, et see tiksub mul kuskil aastaid. Et ma arvan, et sügisel ma saan uue üles ehitada ja siis juba vaatame selles mõttes, et ma võin ka teha 10 auto variandi ja võib-olla keegi suurem autosektoris tegeleja mõtleb, et miks mitte. Et vaatame, mis saab. Igal juhul mulle sellise äri üles ehitamine mulle väga meeldib. Mulle meeldib otsida neid autosid, mulle meeldib need autod valmis panna, mulle meeldib otsida need rentnikud, suhelda nendega, teha nendega lepingud, aga minu jaoks võib-olla kõige atraktiivsem ei ole selle nagu nii-öelda hoidmine, siis mind huvitaks, ma tahaks uut teha. See tundub mulle nagu põnevam, kui selle sama 5 autoga nagu 6 kuusse minna. Ja ma saan aru, rahalises mõttes oleks kõige mõistlikum lihtsalt hoida need autod võimalikult soodsalt sõitmas, eks ole, aga ma ei tea, nii on lihtsalt. Ma ei oska ise ka alati kõike lahti seletada. Aga tõmbame otsa kokku. Kui kellelgi on küsimusi, kirjutage, helistage. Praegu jääb siis hetkeseisuga 5 autopaketi hinnaks 13 900, see sisaldab kõik eelnevat, millest ma olen rääkinud. Ja lisaks ma panin sinna juurde, ma enam ei mäleta, mitu tundi ma lubasin, aga esimesel kuul ma annan pealekauba konkreetselt nii-öelda 1-1 konsultatsiooni. Ja pole ammu teinud üleskutset, kellel on veel tellinupp vajutamata ehk subscribe, siis palun tehke seda. Vaadake iidlane.ee-d ja kui lähete laupäeva õhtul sõpradega sauna, siis loomulikult jagage infot, et Eestis on saadaval üks selline lahe, omapärane autorendi ettevõtmine, mis juba töötab. Seda ei pea käima lükkama, ta juba käib. Minu poolt, tšau, järgmises videos näeme.